me oleme valmis alustama. Tere õhtust kõigile. Mina olen Helen Roots ja ma pean tunnistama, et ma olen siin täna kerges huvide konfliktis. Nimelt meil on Heliga selline ihusuhe. Tema on minu ihu autor, mina olen tema ihu toimetaja. Me täna lugesime kokku, et ma olen toimetanud julgelt peaaegu pool tema kirjutatust. Ja ma arvan, et tänu sellele ma ei ole kindlasti nende raamatute suhtes objektiivne. Inimesed küsivad minu käest tihti, et kuidas on võimalik ühe autoriga nii kaua vastu pidada, eks ole. Vastus on lihtne. Mul on saladus, et meil on Heliga lihtsalt hea klapp. Ja see klapp põhineb sellel, et me kumbki teeme seda, mida me hästi oskame. Ehk siis Heli kirjutab ja laseb minul rahus toimetada. Ja ta ei ole selline kapriisne diiva, vaid ta laseb jah rahus teha minu tööd, mida mina hästi oskan ja ütleme siis tänases maailmas, kus iga koma võib põhjustada eksistentsiaalse kriisi, on see väga tervitatav leida endale selline autor. Ja meie suhe läks ühe korraga isegi nii tihedaks, et kui ma pärast puhkust tööle läksin, siis ma avastasin, et ka seal istub minu ihukirjanik minu kõrval toolil, nii et teatud ajajärgu oma elust oleme me ühiselt maitsnud ka siis meediamaja leiba ja lisaks sellele kõigele on Heli tegelikult ilmselt ise seda teadmata ka minu ihunõustaja, sest et iga kord, kui ma mõnda uut tema käsikirja toimetan, leian ma sealt endale mitu head mõttetera, mida endalegi kõrva taha panna ja mis mind minu elus edasi aitavad. Ja täna me olemegi siin, et rääkida tema värskest raamatust Langenud müürid ja see raamat on kindlasti ka järjekordne annus seda heliteraapiat. Nii, aga Langenud müürid. Alustame siis kohe pealkirjast. Langenud müürid. Mul on paber ees, sellepärast, et korraliku toimetajal on alati paber ees. Korraliku toimetajat ilma paberita ei näegi. Alustame pealkirjast Langenud müürid. See viitab justkui sellele, et keegi on ennast väga tugevalt kaitsnud. Sinu peategelane Maiken on naine, kes on pärast lahutust oma elu kenasti rööpasse saanud. Eks ole, lapsed, töörutiin. Heli, kas need müürid, millest sa kirjutad, on pigem kaitsemehhanism vanavalu vastu või on need takistused, mille me ise endale ehitame, et mitte uuesti haiget saada? Tere siis kõigile ka minu poolt, et ma saan aru, et Helen peab oma palga välja teenima, et kogu selle pika jutu on ja et tal kirjutada ei lasta, siis ta kasutab seda võimalust, et ta saab rääkida. Nii, ma tahaks nii paljudest teemadest rääkida, mida sa juba alustasid, aga no lähme siis selle viimase juurde, et Helen enne tulekut küsis ka, et kuule, kas on mingeid teemasid, millest nagu ma ei tohi küsida. Siis ma ütlesin, et jah, ma olen kunagi poliitik olnud. See tähendab seda, et küsi mida tahes, siis mina räägin seda, mida mina tahan ja ma ei jää ükski asi rääkimata. Nii, ma püüan meeles pidada, et sa küsisid müüride juurde. Müürid, see test on läbitud, et see langenud müürid tuletab paljudele meelde või seostub kohe sellega, kust see idee tuli, ehk et ma käisin Berliinis. Ja ma käisin seal üksinda elus esimest korda ja loomulikult siis Berliini müüri juures kuidagi hakkaski nagu see mõte jooksma. Ja tegelikult ma hakkasin seda lugu kirjutama enne seda reisi ja see oli esimene kord, kui ma hakkasin raamatut kirjutama enne reisi ja reisil ka kirjutasin. Ehk et see on nagu see on otseselt nagu päris müüriga seotud, aga selle loo käigus ja selle peategelase arengu käigus tõesti tegelesin sellega, et kuidas nagu oma sisemiste müüridega tegeleda ja kuidas tegelikult aeg-ajalt on need müürid hoopis meie kaitsmiseks. Et see, et kõik müürid peaks langema kas sinus või üldse kuskil, mõni müür on vajalik sellepärast, et ta peab meid kaitsma lihtsalt. Maiken on väga sümpaatne tegelane, sest ta on kuidagi nii tavaline või heas mõttes, et ta ei ole mingi supernaine. Ta on keegi, kellega iga lugeja saab tegelikult samastuda. Kui palju sa vaatasid Maikenit luues peeglisse ja kui palju sa kasutasid, ütleme sellist nii-öelda
kollektiivse naise kogemust, mida kindlasti on elust siit-sealt kõrva taha pandud? No see peeglisse vaatamine ka üks asi, mida alati tahetakse mult teada, et kui palju sind ennast on su raamatutes. Ja noh, ühtki raamatut ei ole ilma minuta, on ju. Et ilmselgelt ma kirjutan asju, mis on minust läbi käinud, minuga seotud ja millest ma tean midagi. Ehk et no ma peeglisse kirjutamisel ei vaata, et ma kirjutan arvutisse, on ju. Aga ega noh, ilmselgelt lahutamise kogemus on mul olemas, peale seda elu korraldamise kogemus on mul olemas, aga sel teekonnal olen ma nagu kokku saanud väga paljude teiste naistega, kes on minuga enda kogemusi jaganud, kes on öelnud, et minu kogemused ja jagamised on neid aidanud. Nii et kindlasti see ei ole kuidagi ainult minu pealt maha kirjutatud, vaid ma tõesti juba, isegi kui ma kirjutan nii-öelda lahutatud naisest, siis see juba ka selles kogumis on nagu hästi palju inimesi minu jaoks juba tänaseks päevaks. Nii, ja siis on meil Indrek, mees, kes ilmub just õigel hetkel, tekitab naises imelise tunde ja kaob täpselt siis, kui see suhe muutub liiga heaks, liiga lähedaseks, liiga tõsiseks. See on psühholoogias tuntud kui vältiv kiindumusstiil. Miks sa valisid Maikenile just sellise vastasmängija? Kas see oli soov näidata, et ka kõige targem ja enesekindel naine võib sattuda sellistesse emotsionaalsetesse lõksudesse? No nüüd me peame vist minema paar aastat tagasi. Ehk et kui mina jõudsin lõpuks ise niimoodi regulaarselt psühholoogi juures käima, siis mu psühholoog ütles mulle suht kiiresti, et tead, et sa oled ilmselt elus püsti sirge seljaga sellepärast, et sa oled kirjutanud raamatutes laiali või enda jaoks just selgeks paljud asjad, millega muidu inimesed lähevadki psühholoogi juurde. Et noh, mina kirjutan raamatuid ja teie loete siis minu teraapiat minu enda jaoks on ja nii et aitäh, et te lasete teie peal mul endale teraapiatega teha. Ehk et Indreku nagu see Indrek on võetud jah, kusagilt päriselust ka. Ja samas ongi see, et kui ma jõudsin selle kiindumussuhete teooria juurde, siis ei ole ainult küsimus ühes kogemuses, ühes mehes, vaid see, kui ma sain ühel hetkel aru, et või teada sellest kiindumussuhete teooriast, ehk et on olemas siis vältiv kiindumussuhe, on ärev ja turvaline. Ja tegelikult me kõik nagu suhetes siis käitume mingi selle kiindumussuhte stiili järgi. Et kui ma ühel hetkel sain nagu teada, et selline asi üldse olemas on, siis loomulikult sain ma analüüsida seda, kust mina tulen, mis mina olen varem teinud, millised on minu suhted varem olnud ja siis sõnastama hakata, et miks see nii on. Ja ma mäletan, mis sa küsisid. Miks sa Maikenile just sellise vastasmängija valisid? No jah, see oli lihtsalt, et mul oli vaja see lugu ära kirjutada. Ja see oli raamat, millega mina enda jaoks sain mingisuguse asja ära lõpetada ja hoopis teistmoodi enda elu edasi elama hakata. Ja ma ei tea, kas see on nagu praegu see koht, kus seda öelda, aga ma kirjutasin see raamatu umbes 4 päevaga. Sinu raamatus tuleb nüüd korduvalt ette stseene, kus Maiken ootab mingit kõnet, mingit sõnumit, mingit märki teisest inimesest. See on kindlasti ka tänapäeva deitimismaailma nuhtlus, eks ole. Ma küsin nüüd sinu kui siis eksperdi käest, kust jookseb see piir, kui kaua võib oodata, enne kui ootamine hakkab võtma rohkem energiat, kui see suhe meile tegelikult ise annab? Ma saan aru, et see üritus on võtnud hoopis teise joone. Meil on siin praegu nüüd selline psühholoogilised nõuanded ürit või? Pange kõrvale. Kuidas see kõigepealt tegutsege mu sõnade ja mitte mu tegude järgi, see on või kumba pidi õige on? Et kui kaua peab inimene ootama enne, kui ta lõpuks julgeb jaksab öelda, et ma enam ei taha? Vaat see ongi nüüd see koht, et mis sa ise nagu enda kohta ütled. Mõni inimene ootab igavesti. Ja see on, et kas sa ise ütled, et ma olen väärt seda, et ma pean igavesti ootama või ma olen väärt, et minu tegemistele reageeritakse, minu kirjadele reageeritakse, minu kõnedele reageeritakse. Et tegelikult see on see enesehinnangu küsimus. Ja see ongi iga ühe jaoks erinev see vastus, aga samal ajal on see, et kui su vastus on praegu, et ma võin igavesti oodata, on ja, et mingit inimest võiks igavesti oodata,
siis tegelikult ma küsiks nüüd, et aga miks? Et mis sa nagu endast arvad, et sinu jaoks on igavesti ootamine nagu normaalne? Ehk et jälle jõuame sinna endaga tegelemise teema juurde ja see, et mis on normaalne ja mis ei ole, et see tuleb meie kogemusest. Mida me aktsepteerime ja miks me seda aktsepteerime? Ja kindlasti Maiki on siis selles raamatus on samamoodi tulnud sellisest kohast, kus tema jaoks ongi tavaline ootamine, aga samas teda ongi hinnatud selle järgi, et ta on rahulik, tasane, ei paista silma ja et see ongi nagu selline asi, mille eest kiita nii-öelda. Ehk et kui sa saad aru, kus sa oled võtnud selle pildi, et mida sa normaalseks pead. Et no minu elus on nagu eriti viimastel aastatel hästi palju olnud seda, et kui ma räägin asju, et noh, oli nii ja läks nii ja siis inimesed vaatavad, et oota, mis asja nagu, et mis mõttes nagu, nojah, aga nii on kogu aeg käinud või aastaid juba nii käinud on ja see mõistmine, et see, mis minu jaoks juba normaalne ja tavapärane, näiteks tegelikult paljude jaoks või enamuste jaoks ei ole normaalne. Nii et see jah, et peab aru saama, miks sa nii arvad, et nagu mingi asi on normaalne. Aga enesega tegelemise juurde jõuan ma ka järgmise küsimusega ringiga tagasi, et mul jäi silma Maikeni ja tema laste suhes on selline soe ja toetav, samas peab ta leidma ka ruumi, eks ole, iseendale kui naisele. Kuidas sina autorina selle dilemma lahendasid, kui palju tohib üksik ema siis nii-öelda endale seda isekat õnne lubama ja ilma, et ta võib-olla tunneks süüd laste ees? No ma olen siis see, kelle lapsed eelmisel nädalal rääkisid lastekaitsega ja siis mu kõige väiksem ütles, et noh, mu ema töötab liiga palju. See on okei, no väga tore. Et see ongi see, et üks asi, mis mina arvan ja siis teine on see, mis sul toodetakse on ja et sa teeksid ja jõuaksid. Aga ma olen õppinud väga valusalt seda, et tuleb võtta ise aega. Et seda, et sa mõtled, et no ühel päeval või millalgi tegelen. Et esimene on kehaolju, mis läbi on ühel hetkel ja siis on see, et kust tuleb mingi üks valu või mingi üks selline asi või mingi asi ei tööta ja siis tegelikult saad aru, et see on see, et oleks tulnud võtta aega. Kas või see, et lähed lihtsalt jalutama või teed midagi sellist. Et süümekad on kogu aeg ja eriti nagu emana, see on meie nagu, see on nii suur ja nii lai teema, et see ühiskonna ootused ja üks asi, mis me ise endale oleme pannud, aga ühiskondlikud ootused ka, et nagu sa peadki jõudma, peadki tegema ja mina hakkasin paar päeva tagasi ChatGPT-ga tegelema enda tervisega. Ma kaebasin ChatGPT-le, et kuule, ma nagu viimastel aastatel nagu hästi kiiresti kaal tõusnud ja muud siuksed tervisega seotud teemad, et mis on ja ma rääkisin ära, mis mu olukord on kõik ja mis teemad on ja siis ta ütles, et viite last üksinda kasvatada, ta ongi stressirohke. See on aitäh, väga hea, keegi ütles mulle seda on ja aga see, et kui nagu keegi ei ütle, et kuule, et sul ongi palju asju, siis tundub jah, seda enam see nagu süümekad, et kuule, kuidas ma veel nagu jätan, ei tegele lastega nii palju, kui öeldakse mingi, ma ei tea, palju sa iga lapsega pead tegelema. Ma mõtlesin, et kui ma iga lapsega räägin 20 minutit päevas on ja see on siis mul juba tund aega ja kui paljudel inimestel on näiteks peale tööpäeva õhtul aega tund aega rääkida ja siis veel teha kõiki muid asju, mis perega tuleb teha on ja et see on valikute küsimus ja see on see, kuidas sa enda jaoks mõtled selle asja selgeks, et mis on piir, kui palju on okei ja nii edasi. Kuule, aga sa ise oled leidnud enda jaoks minu meelest väga ägeda hobi, mida kutsutakse solo traveling. Räägi sellest, kuidas sa selleni jõudsid, kus sa käid, mis sa teed, mida see sulle pakub? Just täna oli see, et jälle üks inimene ütles, naisterahvas, kuidas ta käis üksinda Pariisis, sellepärast, et on minu story'dest saanud innustust ja minu jagamistest, ja käiski üksi, sest ta pole seda kunagi varem teinud. Ja siis ma tundsin, et väga hea, et sellel, mis ma teen, on nagu mingi mõte ja see mõjutab kedagi. Sest aega on ikka mõte, et miks ma jagan nii palju neid asju ja kelle jaoks ja kas see on üldse okei, et ma jagan nii palju asju. Aga see jälle, kui näed, et miski nagu kedagi mõjutab, siis see oli hea tunne. Ja kus üksinda rändamine tuli, oli see sama koht, et ma sain aru, et mul on vaja midagi teisiti teha.
mul on vaja seda üksinda olemise aega, eraldi olemise aega. Ja noh, ma ei saa öelda, et kui ma nüüd istun lennuki peale ja kuskil mujal maandun, et see nagu vabastaks mind sellest, et mulle helistatakse koolist või kiirabist või siis politseist või, et see juhtub ikka, vahepeal kus riigis ma olen, aga see on ikkagi nagu teistmoodi, et ma saan öelda, et kuulge, saage hakkama, ma olen praegu kuskil mujal. Et see vabaduse koht ja loomulikult kirjanikuna või üldse inimesena need uued kogemused, et see mõistmine, kui tähtis on minu jaoks, et ma käin, vaatan ringi ja ma saan kogu aeg mingeid uusi asju. Kui ma esimesele sooloreisile läksin, siis see oli Rooma kohe. Noh, et kuskil pole käinud, siis ikka lähed Rooma esimese asjana. Ja no ma reaalselt käisin nii, et 2 meetrit, okei, natuke rohkem, aga mõned meetrid sa pöörad kuskile kirikusse, siis mõned meetrid sa näed mingid asju, mis on seal ilmselt olnud nagu tuhandeid aastaid, mitte 100 aastaid. Ja see kogemus ja see nagu, kuidas kogu aeg tunned, kuidas su sees kõik asjad muutuvad, et see on jah, see on lihtsalt nii elu muutev. Sa käid oma vastustega täpselt ühe küsimuse võrra ees. Just tahtsin küsida sellesama mõju kohta, mõjutamise kohta. Sa ütlesid, et sa oled kedagi mõjutanud. Sinu raamatud tegelikult on ju paljudele naistele selline power reading, eks ole, et selline päästav lugemine, kus saab jõudu. Sa kirjutad tihti sellest, kuidas ütleme pärast rasket suhet nullist alustada, taastada oma enesekindlus, majanduslikult jalad alla saada, tõusta pööniksina tuhast ja selle kõigiga särada. Kas see on sul teadlik missioon õpetada naistele iseseisvust või on see lihtsalt loomulik osa sinu maailmapildist? Ma räägin lugusid. Ma räägin reaalselt neid lugusid, mis lihtsalt tulevad mu ellu, tulevad mu pähe. Ja ma ei tea, kust need lood tulevad. Ehk ma ei mõtle sellele, et ma peaksin kellelegi väga midagi andma. Ma ei mõtle, et ma peaks kuidagi maailma pöörama või liigutama nagu sellega, mis ma teen. Aga samal ajal ma olen näinud seda väga palju, et see, mis ma teen, see mõjub, et see jõuab kuskile. Ja see annab seda indu ikka edasi teha ja jätkata. Aga samas see tekitab ka selle teadmise, et ma pean rohkem mõtlema, mida ma kirjutan, sest ma tean, et see nagu muudab midagi. Ja see ongi see nagu vastutuse koht, et kuhu ja mis suunas ma nagu tahan midagi liigutada siis. Aga mõjutamisega mul on kõige rohkem meeles see, kui minu esimese raamatu lõpupidu järel tuli minu juurde üks teismeline tüdruk, kes ütles, et aitäh sulle selle raamatu eest. Ma julgesin selja sirgu ajada ja tulla ära suhtest, mis ei olnud okei. Ja nagu tõesti mõelda, et ma olen ka inimene. Ja see oli nagu esimese raamatuga, täna me räägime mu 41. raamatust. Nii et see oli selline tagasiside, mis mul on siiamaani meeles ja mis oli minu jaoks väga oluline. Kuidas su tegelased üldse sinuni jõuavad? Kas sa mõtled nad välja või nad tulevad ise või kuidas nad tekivad? Tegelased ise tekivad kuidagi, aga tegelaste nimed, see on nagu selline koht, kus ma iga kord istun, et palun öelge mulle keegi mõni nimi, et ma olen story'des vahest jaganud, et kuulge, mingi mehe nimesid, naise nimesid, palun lihtsalt jagage, ja vahest ma kirjutan mõne sõbrale ja ütlen, et kuule, nii ütle mulle, et üks tüdruku nimi või poisi nimi. Mõned inimesed on segaduses, aga need, kes juba teavad, mis ma teen, siis neil on see, et okei, nii, see või teine nimi on ja. Aga tegelased, no kui sul on lugu olemas, siis see lugu ju käib mingite tegelastega. Siis kui ma hakkan juba kirjutama otsast, siis tekivad sinna juurde tegelased, keda on vaja selleks, et ma saaks selle loo ära rääkida. Ehk siis ma ei tea kohe nagu, et keda mul on vaja. Ma võtan valgelehe, ma hakkan sinna nagu kirjutama neid ja nii see nagu siis hakkab kujunema kuidagi. Ehk et lugu ise nagu jah, loob neid tegelasi mulle. Aga kas see lugu on sinu peas juba kohe olemas, kui sa kirjutama hakkad, kas sul on olemas, ütleme jah, nüansid, eks, aga kas sul on olemas, et ma alustan sealt, lugu on selline, ta lõpeb umbes nii, või sul on olemas algus ja see ülejäänu tekib kõik nagu asja käigus? Ma olen enamasti olemas mingisugune üks lause või üks mõte, kõik. See, kui asi lõpeb, seda ma ei tea tihti isegi lõpus. Mul on raamat, mida ma olen kirjutanud või lõpetanud ja ta 4 või 5 korda. Ma kirjutan lõppu ära, mõtlen, nüüd on läbi. Ei, see ei ole veel kõik, on ju. Okei, kirjutame edasi. Ikka veel pole kõik. Ehk et isegi kui ma raamatut kirjutan, ma tihti ei tea, kuhu see lõpeb.
ja kui me nüüd räägime vahepeal sellest langenud müüridest, siis selle puhul oli sama, et ma mõtlesin väga pikalt, et kuhu see lõpp saab tulla, sest on sul see küsimus või ei ole, kas ma võin ära rääkida või lõpu? et lõpuga oli see, et ühtepidi kõigepealt ma mõtlesin, mul on romantiliste lühiromaanide sari, on ju, Mõni õhtu romantikat. Ma tahtsin selle raamatu üldse sinna kirjutada, sest noh, see on ju selline romantiline lugu ja enese leidmine ja siis ma sain aru, et kui me räägime sellest vältivast kiindumussuhtest, see ei saa lõppeda niiviisi, et sain kokku, ma ei tea, võib-olla abiellusid, kõik oli ilus ja tore, sest selliste inimestega ei ole võimalik nii, et saad kokku ja on asjad hästi, sest selle vältiva kiindumussuhte puhul on mingisugune aastaid see teraapia, millest räägitakse, teadlik tegutsemine, see, mille puhul on nagu võimalik, et üldse on selline turvaline suhe pärast võimalik. Ehk et ma ei saanud selle raamatu puhul teha sellist lõppu, mis tähendab, et see ei sobinud sinna sarja. Ja siis oli ikkagi veel küsimus, et aga mis on nagu loogiline ja mis oleks nagu selline hea lõpp ikkagi sellele loole. Ja see oli jah raske välja mõelda ja kui ma selle välja mõtlesin, siis mul oli raske leppida endal sellega, et selline lõpp ongi või? Nagu mis sa mõttes, et ma ei saa väga pikalt vist sellest rohkem rääkida, muidu ma räägin ette, mis toimub, on ju, aga ma ütlen, et ma väga oleks tahtnud teistmoodi teha, aga ma ei saa. Et kui see lugu on loogiliselt nii, siis lihtsalt ei saa. Väga lahe, et sa tõid mängu selle, et sul on olemas üks lause. Minul näiteks on olemas oma tulevase, oma esimese raamatu viimane lause. Ma võin see kohe ära öelda. Tõelise õnneni oli jäänud või täiusliku õnneni oli jäänud 23 tundi. Ma ei tea seda lugu, ma ei tea neid tegelasi, aga võt see on see lõpulause. See kõlab nagu krimiromaani algust midagi. Aga jah, läheme siis ka natukene nende valusamate teemade juurde. Sa oled ise tulnud keerulisest suhtes. Sa mainisid, et kirjutamine on sinu jaoks ka teatud tüüpi selline eneseteraapia. Kas langenud müürid aitasid sul endal ka mingid müürid maha võtta? Jah, ma täiesti tunnistan, et sellega üldse sama selle vältiva kiindumussuhte teema ma sain enda jaoks läbi mängida nii-öelda paberil ja läbi mõelda ja see oli nagu selles mõttes küll selline teraapiline koht. Nii, aga sinu raamatutes on tihtipeale ridade vahel sellised praktilised ja samas geniaalsed lihtsad nõuanded, mida sellises keerulises suhtes võib-olla rakendada. Hinga, mine jaluta, kuula ennast, tõesti geniaalsed nõuanded, aga toimetajana vahel jälle märkan, et näed, Heli on nõustaja mütsi pähe pannud. Aga miks sa eelistad neid tarkusi jagada ilukirjanduse kaudu? Miks sa ei kirjuta lihtsalt eneseabiraamatut kogemuste põhjal? Ma kirjutasin. Mul on raamatu uus algus ka, mis algab soovitusega hinga. Nii et selles suhtes on täiesti selline raamat olemas. Aga sellepärast, et see raamatu uus algus, kuhu ma kirjutasin need 30 sammu, mis ma ise tegin, et tõesti sellest kõige keerulisemast kohast läbi tulla, siis sellise raamatuni on inimesel hulga raskem jõuda, eriti sel hetkel, kui ta väga on seda raamatut vaja, siis ilukirjanduse kaudu on hulga lihtsam vastu võtta neid mõtteid, kui sa ei ole nagu teadlikult otsimas veel. Sellepärast, et kui sa oled keerulises kohas, ükstapuha, kas see on lahutuse või millegi muuga seotud, siis sel hetkel sa ju ise nagu ei oska veel küsida, et kuulge, aidake näiteks mind. Kui inimene oskab öelda, et kuule, aidake mind, siis see on juba väga hea koht, sest siis saab juba midagi teha keegi teine. Aga kui ta veel ei oska küsida, siis on väga raske võtta sealt otse, et näe, see on su eneseabiraamat, et võta sealt ja saa abi, on ja. Et see pigem nagu lükkab ju sellises olukorras pigem eemale. Nii et see on siuke, kas ma võin öelda, et salakaval nipp, või kui ma välja ütlen, siis nagu juba hakatakse väga-väga märkama seda välja. Aga ma ei püüa nagu tõesti ikkagi kellegi teraapiat teha, vaid lihtsalt tõesti, kui ma tean, et seda on vaja sellest nagu oleks, ja seda lausut on vaja sinna, või seda mõtet on vaja sinna, et siis tulevad need sinna sisse. Üks asi, mis mind alati hämmastab, on sinu produktiivsus. 41 raamatut. Heli, minu listis on, et kirjutada raamat. Üks raamat. 41 raamatut. Ma tean, et sa kirjutad igal pool. Sa kirjutad siis, kui teised puhkavad ja nii edasi. Kus sa võtad selle distsipliini
või kas sa kardad, et kui sa kohe ei kirjuta, siis kõik lood jäävad sinu sisse kinni ja ei pääsegi välja või kuidas see tunne on, et vot nüüd ma pean kirjutama hakkama? See, kui ma ei ole tükk aega kirjutanud, siis saan välja paista, siis ma olen väga sihuke särisev, nii et reaalselt on küll täpselt see, et ma tunnen, et see nagu kasvab ja kasvab ja sees, et selline tõesti nagu see energia nagu, mida inimesed saavad endast välja erinevatel viisidel ja kirjutamine minu jaoks üks viis, kuidas ma saan seda endast välja. Ja need lood, ma ei tea, kuidas ma nagu seda räägin, et mind kuskil kinni ei pandaks, on ju, aga vaata, need lood on mul kogu aeg peas olemas ja nad kasvavad ja tulevad. Kui ma saan ühe välja, tuleb mingi teine asemele ja mul nagu selline mingi liiklus käib kogu aeg, on ju. Mis tähendab seda, et umbes see, et ma kuulen nagu mingit hääli, keegi räägib muga või ütleb, et mingid filmid jooksevad nii-öelda silme ees. Et kui te lähete kuskile räägite, et teil keegi peas räägib või ma näengi filmi, siis noh, teid saadetakse väga ühes suunas. Aga mina nagu kirjanikuna nagu, ma kirjutan selle välja ja siis läheb ära, aga tuleb järgmine asemele. Nii et ma arvan, et mul on midagi viga vist, jah. Ei tea, niikaua kui need on romantilised teemad, niikaua on kõik okei, ja ma tahtsin järgmisest küsida, aga miks just sellised õrnad ja romantilised teemad, miks mitte mõni verine krimka? Üks mu sõber, kes on samamoodi sinu loominguga kursis, küsis, et kas sul ei ole kiusatust tekkinud kirjutada mõni selline just verine krimka või sinu sees ongi selline harmoonia ja roosad toonid? Ma ei ole krimkast ise lugenud, aga et see on juba esimene asi, et ma saan kirjutada asju, mida ma ise nii-öelda tarbin, milles mul on selline tunne sees olemas. Ja krimkad ma ei suuda neid lugeda ja siis järelikult ma ei saa neid ka kirjutada. Ehk et mis on valdkond, kus ma ei ole olnud, aga kuhu ma nagu plaanin ka liikuda, on fantaasia valdkond. Et noh, siiani mul on kõik realistlikud lood, aga ma juba mitu aastat tagasi hakkasin fännama siis näljamänge ja lahkulööjaid ja noh, sealt edasi Saaramaas ja nagu kõik, mis need siuksed tonnised raamatud on, on ju. Ja see on mul küll nagu selline suund, kuhu millest mul on üks raamat, 2 raamatut, triloogiast, igast 3 raamatust on midagi kirjutatud. Nii et see on asi, mida ma tahan teha ja mis on väljapoole minu seda tavapärast kuvandit, aga see on koht, mis vajab aega. Ja sa oled kirjutanud noortekaid, mis on ju väga tänuväärne tegevus, kirjutada midagi, mingit uut lugemisvara meie kasvavale põlvkonnale. Kuidas need noortekad sinu juurde jõudnud on? Noortekadest ma alustasin, et see on tegelikult minu esimene raamat oli noorteraamat. Ja noh, nüüd on see, et ma vaatan kodus ringi ja siis mul on tänuväärne materjal. Ja mul on siis need, et kui mõeldakse, et nagu kirjaniku lapsed ilgelt loevad, siis ei. Nagu oma väiksest saadik käin ja õpetajana kasvatan. Ma käin ja otsin igale oma lapsele erinevaid raamatuid. Üks kõige vanem laps siis täna rõõmustas mind sellega, et ta tegi eesti keele eksami väga hästi ära. Ma võitsin hinge kinni siiamaani, et see lihtsalt, mul juba meilt peal, ma ei saa nutta nagu siis enam, aga see oli nagu hea koht, et ma ikkagi nutta. See oli lihtsalt, et päriselt, kui ma ootasin, et ma ei tea, kas tal tuleb läbi ja siis ta tuleb siukse hea tulemusega. Palju õnne. Nii, aga Heli, räägime meestest. Võib eks ole? Sa oled nüüd meestest rääkida, kui 2 naist saavad kokku või 2 naist saavad e-klaasidega kokku või alati meestest rääkida. Räägime meestest. Sinu raamatutes jagunevad nad sageli 2, on sellised nii-öelda pahad poisid ja uued võimalused, eks ole. Aga taas üks mu sõber esitas intrigeeriva küsimuse, miks sinu raamatutes üksikisad nii vähe tähelepanu saavad? Mitut sa tunned? See oli nii lühike vastus, et meil jääb kohe see intervjuu väga lühikeseks. Ei no, fakt ongi see, et see nagu, mul ei ole endal kogemust, teadmist ja kui ma näen nii väga seda hoopis teist poolt ja teist suundumust, siis mul on väga raske seda enda jaoks ka loogiliselt nagu kuidagi sõnastada ja lukku mahutada. Nii et see võib-olla on tõesti see koht. Kas need oleks vaja rohkem, sa mõgist aru või? Jaa, kindlasti, sest vaata, kui paljusid naisi, kui paljusid üksikemasid see mõjutab. Kindlasti oleks vaja väikest tuge ka võib-olla meestele, kes peavad elus ise hakkama saama.
ma tahtsin öelda, et selles raamatus on, aga siis mul tuli meelde, et mu uues raamatus on. Nüüd mul tuli meelde, mida sa tahad öelda. Et no peale selle raamatu valmimist ma olen juba 2 raamatu käsikirja veel valmis saanud. Üks on trükis ja üks on Heleni käest toimetamisel. Mina ei mäletanud enam. Juba natuke tean, mul on väike selline eelis jah. Okei, siis ma kirjutan üksikisadest ka. Jaa, uues raamatus kirjutan, parandan selle pea. Nii, sinu blogi Minu ilus elu maal on väga loetud ja seal oled sa ju tegelikult veelgi vahetum, aga kuidas sa tõmbad võib-olla selle piiri siis sinna vahele, mida sa jagad blogis päris heli nime all ja mida sa kirjutad ja avaldad oma raamatutes? No blogisse lähevad lühemad tekstid, et see on nagu ja tõesti see, kus ma siis no mingi teema kohta on ju, või siis otseelust ka, et see, kus ma tõesti ütlen, et nii, see on nüüd otseelust, minu nimed, pildid, asjad, nii et see on jah selline, mis on otseselt nii-öelda tarbitav nime ja näoga. Tagasiside on autorile kütus, on ju, oled minuga nõus. Ma tean, et sa saad palju tagasisidet. Mis on olnud see üks kõige erilisem, sa nüüd mainisid muidugi ära juba selle kõige esimese, aga mis on olnud võib-olla see kõige erilisem tagasiside, mis sul võib-olla tegi silma märjaks ja pani sind tundma, et just selle raamatu kirjutamine oli see õige tee? Nagu näha, mida väga lihtne panna silma märjaks minema. Silmi märgama. Aga no eks põhiline ongi seesama lause, et kuule, ma julgesin ära tulla suhtest, kus ma ei oleks pidanud olema. Et ma julgesin astuda selle sammu, et see on ilmselt olnud ja et see ei ole ükskord olnud. Nii et kuna ma lihtsalt tean, et see üks samm, et sa astud välja kuskilt nii-öelda ruumist, see tegelikult võib päästa sellesama ühe naise, kui ka mitme lapse elu päriselt reaalselt on ja nii et see on olnud selline tagasiside, mille puhul ma tean jah, et see on tõesti ju elu muutev. Aga tagasiside negatiivne pool. Sotsiaalmeedia ajastul on ju kriitika väga-väga kerge tulema. Kuidas sa kaitsed oma müüre, kui keegi ütleb midagi teravat sinu loomingu või sinu elustiili või sinu isiku kohta? Kui palju see sulle korda läheb? No vot, see ongi nüüd vahe, et kas öeldakse mu loomingu kohta, mu isiku kohta või siis elustiili kohta, et minu jaoks on kõik täiesti erinevad kohad. Kui loomingu kohta öeldakse, siis ma ei suuda isegi meenutada väga, sest raamatutega on see, et kui sa juba näed vaeva ja sa loed raamatut, kui sulle üldse ei meeldi, ega sa ei loe ilmselt seda lõpuni, mis tähendab seda, et sa jõuaks selle kohani, kus sa peaks kirjanikule ütlema, et kuule, et väga halb raamat oli, et selle kohani enamasti ei jõuta. Ja kui näiteks need, kes pidevalt loevad ja nagu arvustavad, et mingi asi ei sobinud, ma võtan teadmiseks. Raamatu kohta tagasiside ei tee mulle kuidagi haiget. Sellepärast, et raamatut loeb see inimene iseendana. Iga inimene tuleb erinevast kohast, erineva nagu ettevalmistusega sinna minu raamatu juurde. Ja isegi kui mina talle meeldin, ei pea talle mu raamatud meeldima. Sest mu raamatud on siiski nagu väga erinevatel teemadel, erinevatel tegelastega. Nii et see tähendab seda, et need, kui nad mulle ütlevad jah, et neile ei meeldinud, siis see tõesti okei. Aga muidugi elustiili kohta see on jälle see, et palun väga, tule võtta koht üle ja tee ise paremini on ja. Nii et kui ei ole inimene, kes oleks samu asju teinud, samast kohast läbi käinud, sama ka hakkama saanud, siis see on see, et kes sa oled, et sa tuled mulle mingit asja ütlema. Et võib-olla nagu väsitavad muidugi, kõik sellised asjad väsitavad, et kui keegi nagu avastab, et ta nagu teab paremini, mida ma kõik oleks pidanud tegema, siis loomulikult see väsitab, aga seal ongi vahe selles, et on inimesed, kelle arvamus loeb ja kelle arvamus ei loe. Sa mainisid, et kui mõni lugeja, kes pidevalt sinu raamatuid loeb, jagab sulle soovitusi, et nad võiksid seda silmas pidada. Kui palju sa üldse võtad arvesse kellegi soovitusi, et järgmine kord tee nii või kirjuta nii või võtta see teema nüüd või palju sellega arvestad? Palju sa lased mööda külgi maha joosta? Nende soovitustega on see, et mul on endal nagu nii palju lugusid ja asju peas, et ma ei jõua reaalselt väga arvesse võtta. Selles mõttes, et mulle tullakse tihti ütlema, et kuule, mul on ilgelt hea lugu, et ma räägin sulle ja pane kirja.
no mul ei ole selles mõttes jõudu, onju. Aga, et jah, aga kui näiteks proovilugeja ütleb mulle seda või siis kui sinagi toimetaja või mõni teine toimetaja ütleb, et midagi nagu võiks muuta, siis kui see tundub mulle loogiline, siis ma ikka arvestan. Aga ma ei ole väga sellised kustutaks asju ja see, et kui keegi ütleb, et kuule, see pole üldse loogiline, siis ega ma väga ei kustuta, siis ma pigem lihtsalt lähen ikka oma teed. sa kirjutad tihti armastusest, andmisest ja tagasisaamisest, see on ka langenud müüride keskne teema. Kas sa usud, et elus on alati olemas tasakaal, et kas kõik see, mida me välja anname, jõuab ühel hetkel meie juurde ringiga tagasi? Jah, ma usun küll, aga küsimus on ajas, ehk et kas sa jõuad ära oodata selle, kas sa saad aru nagu, et see, mis tuli sulle tagasi, et see on seotud sellega, mida sa ühel hetkel andsid, ehk et jah, aja küsimus on ja et kas me märkame ja oskame seostada seda, mis tuleb ja mis me ise oleme teinud. Langenud müürid lõpeb teatud sellise noodiga ja me ei spoili, eks ole, nagu me kokku leppisime. Kas su tegelased hakkavad sulle vahel vastu ka? Näiteks tüürivad, võtavad kätte, tüürivad loo sinna, kuhu sina üldse seda ei plaaninud suunata? No jah, langenud müürid oli küll kindlasti üks näide sellest, et nagu juba natuke rääkisin, et seda lõpuosa ma tahtsin väga lükata hoopis teise suunda, aga tegelased läksid, et kuule, tegelikult see ei ole see, kuhu me tahaks minna. Ja sa lased neil minna, sa ei ütle, et ei, mina otsustasin nii, et... Ma räägin nüüd niiviisi nagu mu arvutitrükid ise ja mingid asja, et nagu mind poleks üldse kohal või mind poleks üldse vaja sinna mida. Et no jah, vaat see ongi see tunnetamise koht, kus ma pean nagu aru saama, et kummal nüüd õigus on, kas mu tegelastel või siis minulelt. Ja looses elades, et vaat ongi üks asi, kui ma mõtlen enne ka, et asjal võiks olla nii, aga kui sa vaatad kogu lugu, siis ma võin ka nagu nõus olla lõpuks, et okei, ma lugu arvestan, siis tegelikult nagu võime teistmoodi teha. Sinu raamatutes on majanduslik hakkamasaamine tihtipeale kesksel kohal. Miks see sinu jaoks nii oluline rõhuasetus on? Kas see on märk kuidagi sellisest tõelisest vabanemisest? Jah, on küll, on lühike vastus. Et rahatarkusega tegelemine on mu elus on ka vist viimased 5-6 aastat kõige rohkem. Ehk ma tegin esimese investeeringu siis, kui ma olin 6 aega üksinda 5 last kasvatanud. Ehk et kui räägitakse, et umbes, et investeerimine ja rahatarkus, et sul peab kõik asjad olema hästi sujuma ja olema nagu lihtne, siis minu jaoks oli see, et umbes kõige niisugusem keerulisem ja ebaturvalisem koht oli see, kus ma lihtsalt hakkasin, nii, läks, nüüd hakkame siit pihta, on ja. Ja no jällegi see, kui me tuleme tagasi lähisuhtevägivalla juurde ja keeruliste suhete juurde, siis see, et sa saaksid minna oma teed, siis raha on number 1. Kui sa ei suuda nagu maksta selle eest, et sul oleks endal süüa, lastel süüa, koht kus elada, siis ei lähegi kuskile. Ehk et see enda valikute tegemise võimalus on see, mille annab sulle reaalselt raha. Ja see on nagu kõige lihtsam vastus on, et raha on selles mõttes vabadus, raha on valikuvabadus ja see saaks olla sina ise, et kui sul on seda raha, siis on hulga lihtsam ikkagi olla ise ja elada sellist elu, nagu sa nagu panustada siis ka näiteks nii palju, kui sa arvad, et sa võiksid panustada erinevatesse teemadesse. Nii, väga hea, aga lõpetuseks, kui langenud müürid on nüüd lugejate ees, siis mis on järgmine müür, mida sa ise lammutama hakkad, mis sul praegu töölaual või mõtetes on? Sa mõtled raamatute osas? Oota, las ma mõtlen. Või ka laiemalt, jumala eest. Mul raamatute osas, mul tuli siin paar päeva tagasi selline idee üheks raamatuks, mis sobiks koolilõpu kingituseks, mis on siis nagu 4 nädala pärast või 5 nädala pärast. Vaat see ongi nagu, mul on nagu nii hea idee, ma avasin paini ja kõik ja siis ma mõtlesingi, et noh, mina võin ju teha, aga. Helen ei jõua. Ja Helen ei jõua, siis mul on kujundaja teine, kes ütleb, et kuule, ta peab mingid nagu, majutuskohta nagu peab, mis tähendab, et kevadel tal hakkas hästi kiire, ehk siis kujundaja ka praegu ei saa teha. Nii kui minul on see, et mõte jookseb, siis on see, et nagu te ei taha muga koostööd teha. Okei, ehk siis seda me ei jõua, ma saan aru, jah?
okei, siis ma ei tee seda. siis on mul loomulikult on Laine-Harja sari, see, mida ma siis tahan jätkata, ehk siis see noorteraamatute sari, kust on august, september, oktoober väljas ja november on siis järgmine. ja siis on üks lasteraamat, Kust tulevad pahad poisid. et kui ma rääkisin, et seda raamatut ma kirjutasin 4 päeva umbes, siis seda Kust tulevad pahad poisid ma olen kirjutanud 7 aastat. et noh, lihtsalt võrdluseks. see on sama mahukas nagu kui see raamat. ja ma ei saa seda ikka valmis, nii et ma püüan nüüd sellega tegeleda. eks see on nagu üks plaan veel. ja, aga mina tänan sind selle väga avameelse vestluse eest, on väga haruldane kohata sellist toredat vahetut autorit, kes on nii siiras ja nii avatud nii oma tekstis kui ka oma elus. ja sinu lood on kindlasti jah, nagu ma olen maininud ja nagu on paljud ise tundnud ikkagi paljudele naistele selline meeldetuletus, et kui et isegi kui müülid langevad ja maailm tundub korraks rusudes olevat, siis see on tegelikult võimalus ehitada midagi uut ja midagi palju tugevamat ja püsivamat. ja minu jaoks on puhas rõõm olnud olla sinu ihutoimetaja ja ma ootan juba huviga, millise põneva mõttetera ma mõnest sinu järgmisest raamatust leian. aga nüüd on võimalus, kui keegi soovib Heililt ise midagi küsida, see on olemas võimalus ja ükskõik, kas siis raamatute või blogi või mille iganes kohta ja loomulikult ka seda raamatut saab siit koha pealt soetada. praegu on ta siin Apollo klubi liikmetele –10%. raamatu vahel on ka selline väike järjehoid ja aprillikuus üldse on Apollo raamatupoodides siis –15% sooduspakkumine, nii et kasutage seda kindlasti. ja mina tänan, kui kellelgi on küsimusi. kõik saab pärast kirjutada. aitäh sulle, et sa tulid, sest ausalt, et raamatuesitlusi, mu viimane esitlus oli 3 raamatut tagasi või nii. iga raamatuga ma mõtlen, et nii äge oleks nagu teiega kohtuda ja rääkida. aga nagu te näete, mulle rääkida meeldib, onju. aga see mõte ma pean korraldama ja siis see nagu iga kord tundub nii keeruline ja siis on alati küsimus, et kes võiks minuga rääkima tulla, kes võiks küsimusi küsida ja ma ei tea, miks ma pole varem su peale mõelnud, aga nüüd sa oled selle sõrme andnud. ja ma olen su ihuintervjueerija. tundub küll ja aitäh sulle, Helen, et sa tulid ja aitäh kõigile, kes te tulite.